Me teame, et need kingid varjutavad meid praegu, aga see on taotluslik. Me lihtsalt tahame eputada, kui väga meid armastatakse, et ikkagi esiteks, et tulid kohale inimesed, mis on number 1 checkpoint, et väga hea. Teine, toodi kingitusi ja neid on mitu, neid on umbes 4. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja saade, mida te olete siia tulnud kuulama on... See oli nagu täpselt nii cheesy, kui ta pidi olema. Yes! 3. check läks kirja. Kõigil oli juba nagu siuke, et ei, nad ei taha, et me seda teeksime. Ja siis ikkagi te tegite seda. Aitäh! Aitäh! Niimoodi me lähemegi läbi elu. See on kõik väga valus ja ebamugav ja piinlik ja nii edasi, aga üheskoos me suudame üheskoos. Meil on täna sünnipäev. Ivo. Jah, meil on tõesti. Selle nimel väike shot. Ma mõtlesin, miks sa nüüd siia tõid. Ja ka teie tundke end vabalt selles mõttes, et baar on avatud. Täiesti okei on vahepeal käia seal joomas. Võib võtta joogiga siia kaasa või ma ei tea, võib-olla seal pakutakse ka pähkleid või mingeid asju. Kas pakutakse või? Ei. Okay. Pähklite saamiseks siis on vaja minna majast välja nurga peale. Seal on see 24 tunni pood, kõige pood. Natuke kaugemal on Rimi, kui see on nagu... Jah, Rimi. Te teate, on ju Pikal tänaval on Rimi. Ja hätta satute siis... Woltiga saab tellida siia toitu. Kindlasti Wolt käib siin. Ühesõnaga, et võimalusi on palju, aga kui tahate meiega koos pitsi võtta, siis terve õhtu on see võimalus olemas. Meie alustame nüüd siin. Mis asja sa tõid mulle siia? Ma tõin sulle tekiilat. Tekiila? Et mäletad, kuidas selle joomine käib? Ei ole kunagi joonud tekiila. See oli nali või? Ei ole nali, ma olen rohkem nagu tee inimene. Ma olen viskit joonud. Viski on maitse. Sa ei ole elu sees joonud tekiilat. Ühtegi tilka ei ole tekiilat joonud. No kui sa niimoodi küsid, see võis mingi kommi sees olla või ma ei tea. Millise kommi? Tekiila kommi. Kas sa ei arva, et see oleks sul meeles, kui sa oleksid kunagi tekiila kommi söönud? Okei, vahet ei ole. Ma arvan, et vahet ei ole. Nii. Võta oma käsi, vaba käsi. Vahet pole kumb. Teise vaba käega võta see sidruniviil. See on natuke liiga deskriptiivne. Ühesõnaga ma pean võtma selle sidruniviilu, eks ole. Nii, ja nüüd niisutad siin seda kohta. Ma ei hakka oma kätt lakkuma, Jim. Me lakkume üksteise käsi. Kas sa pesid oma käsi enne seda salvestust? Ma ei saa sulle öelda, mis ma tegin selle käega enne, sest see on üllatus. Okei. Nii. Näed, niisuta see pöidla ja nimetis sõrmevaheline see lesta koht nii-öelda. Väga seksikas. Niisuta oma lest. Nii. Ja siis näed, siin on sool. Nii. Nüüd raputa sinna niiske lesta peale soola. Nii. Ma ei suuda uskuda, et sa teed esimest korda elus seda. Ma arvan, et see on mingi nali. Ma siuke rahulik inimene. Nii. Kas me propageerime praegu inimestele alkoholi tarbimist? See ei ole probleem. Me natuke jah, nagu see alltekst on see, et kui sa oled ikkagi ärev inimene ja tegelikult sulle ei meeldi esineda, siis aitab see, kui sa tõmbad tekiila sisse. Aga nüüd ma pean küll, kumba pidi see oli? Vabandust, te olete targemad kui meie. Kõigepealt sool. Selge. Aga ma panin sool, sidruni sidrun peale. Ei, saad aru, lakud soola, nii. Siis jood klõmaka ära põhjani ja kohe ammustad sidrunid peale. Okei, see kõlab ebameeldivalt. Nii, valmis jah? Olen. 1, 2, 3, sool. Tekiila. Sidrun. Ma sain mingi väikese ampsu. Mida sa teed? Sa teed ise omale elu keerulisemaks, tõmba see sisse lihtsalt. Ei, aga äkki see maitsev? Niimoodi väike... Viski on maitsev näiteks, ma niimoodi hea meelega... Ja tekiilat ei joo keegi kunagi nii, et valab klaasikesse ja siis veedab mõnusa õhtu sellega teleka ees. Sa pead selle lihtsalt sisse tõmba, see on nagu süst. Palun, lihtsalt tõmba see korraga sisse juba. Kõigil on valus vaadata seda. Ma ei tea, kas te olete keegi lugenud, on olemas selline raamat nagu A Drunken Botanist ehk siis purjus botaanik. See raamat avab tegelikult väga põnevalt kogu selle tausta, kuidas on erinevad taimeid kasutatakse erinevate alkohoolsete jookide tootmiseks. Eks ole.
olen kuulnud. ja ma lugesin selle tekiila kohta sealt raamatust päris pikalt ja tegelikult on huvitava maitsega, et on täitsa hea. Ja kuidagi, vaata siin ka, kui sa seda lugu tead selle all, kuidas seda toodetakse, tehakse, on kohe nagu palju põnevam. Ma vaikselt mekutan teda. Hästi, see on siis tee asemel sulle täna. Kui sa muidu oled tee inimene, mul on vett ka. Äkki me saame kruusiga sulle juurde tuua seda tekiilat. Saad sidruniviilu sisse panna, ongi peaaegu nagu tee. Aga inimesed, kes meid kuulavad tegelikult sellest salvestusest, mida me siin praegu teeme, muide, seda oleks just pidanud korra ütlema enne, kui me alustasime, et me salvestame seda, et te olete nagu osa sellest salvestusest, mis tegelikult on vist seaduse vastane, kui me ei ütle seda teile. Aga inimesed, kes meid kuulavad, on natuke võib-olla segaduses. Mis praegu toimub? Me ei ole nagu tavapäraselt minu juures kodus. Me oleme praegu Von Krahlis, minu juurde koju ei mahugi nii palju inimesi, see on täiesti absurdselt äge, et nii palju inimesi on üldse kohale tulnud. Jaa, see on väga-väga tore, me plaksutame teile. Aitäh. Et me tähistame oma aastast sünnipäeva. See sünnipäev on tegelikult niimoodi, et inimesed, kes meid võib-olla esimesest osast alates on kuulanud, mõtlevad, et me oleme natukene varajased. Tegelikult see sünnipäev peaks olema 21. juunil või millal jaanipäev on vist 21? 24. 24 juuni peaks see sünnipäev olema. Nüüd me ei saa ära lõigata, vaata seda viga. Me mõtlesime, et jaanipäeval hakata konkureerivat üritust tegema oleks nagu ääretult halb. Et teeme siis sellel päeval, millal me salvestasime oma esimese podcasti, kui me esimest korda maha istusime, selle salvestuse ära tegime. Aga see oli esmaspäev, see on 12. Nii et me siis võtsime laupäeva ja oleme täna siin. Ja mul on tegelikult see vestlus alles, mida ma sinuga pidasin vahetult enne, kui me salvestama hakkasime või see üleskutse, et kuule, Jim, teeme podcasti. Kui sa tahad seda, ma loen selle sulle ette. Palun. Mis sa siis mõtlesid? Sa pead need vaikuse hetked, kui ma oma telefoni välja võtan, ära täitma. Või siis vahel mina teatritaustaga inimesena olen küll kuulnud paljusid inimesi ütlemas, et vahel on väga huvitav lihtsalt vaadata inimest tegutsemas. Et ei ole vaja kogu aeg pläkutada, mingit teksti anda, kui sa saad lihtsalt näha, kuidas inimene on. See ongi see teatrivõlu, sa lihtsalt näed seda naturaalset päris inimest mõtlemas omi mõtteid, vahtimas oma ekraani. Proovime. Sa juba leidsid? Ja ma mõtlen, kui kaua me mind vaatame. See oli 20.05.2016 kell 1.25 öösel. Ma olin just tulnud lennuki pealt. Ma tulin Brüsselist, kus ma olin kuulanud umbes 8 tundi järjest podcast'e. See oli peamiselt seetõttu, et lennuk hilines ja ma pidin lennujaama minema ja kõik see võttis juba kaua aega ja hommikul kuulasin. Ja siis ma kirjutasin Jimile niimoodi, et tahaks õudselt mingit podcast'i teha, aga ma ei tea millest ja kuidas. Aga ma kujutan ette, et sinuga oleks põnev podcast'i teha. See oli kontekstina, ega me siis nagu nii lähedased sõbrad ei olnud, me olime niimoodi sõbralikud sõbrad, eks ole, et Meil juba lavakujundus laguneb, aga sa rikud loo ära. See on tegelikult seotud kontseptsiooniga. Tänase õhtu teemaga. See on siis naljakam, kui see teema tuleb avalikuks. Ja sina vastasid mulle, ma olen sulle sellega ette. Ma olen ka pikalt podcasti mõtteid mõlgutanud. Issand jumal. Kui sa seda niimoodi loed, sa jätad minust väga imeliku mulje. Kuidas ma nagu ma oleks mingis elevandiluus tornis niimoodi suleke käes oleks kirjutanud papüürusele selle vastuse sulle ja siis saatnud kaarnaga sinu poole teele. Mina ei ole näitleja. Minagi olen mõtisklenud aega taskuhäälingu tegemisest ja otsin selleks kaaslast. Las ma lihtsalt loen, mina ei ole näitleja. Ma olen ka pikalt. Oota. Ei, ära, vaata, see ongi see, et sa paned mingi suhte sinna sisse ja siis sa nagu teed must mingi karikatuuri. Lihtsalt loe seda lihtsalt neutraalselt, nagu sa loeksid mingit teleka manuaali. Ma loengi niimoodi. Ma olen ka pikalt podcasti mõtteid mõlgutanud, aga need tunduvad lõpuks juba ette väsitavad. Ma kardan rutiini, mis sellega kaasneb. Mingi kahtlus on, et esimeseks 2-3 osaks jätkuks ideid ja hoogu, aga edasi läheb lohisema. Mis teemadest sa üldse mõelnud oled, oli sinu küsimus. Ja siis mul on mingi hästi pikk tekst, mida ma viitsisin ette lugeda, kus ma ütlesin lihtsalt, et ma ei tea. Põhimõtteliselt, et mingisugused teadus ja tehnika, aga need on kuidagi väga ilmselged ja igavad, et võiks mingi teatrist rääkida, aga ma ei tea, mida. Sõnaga mingisugune mula, et siis me nagu väga ei teadnud, millest me rääkima hakkame. Esimene saade meil tegelikult niimoodi välja tuligi, et me kohtusime, panime mikrofonid käima, hakkasime rääkima.
ja siis sai esimene saate tehtud ja tegelikult enam-vähem kõik need saated on niimoodi läinud, et me väga palju ette valmistanud ei ole. Aga see oli nii naljakas, et ühest küljest võiks ju mõelda, et podcast või taskuhääling, kui te soovite, mina ei soovi siis, et seda on ju kõigil võimalik teha, et hakka tegema lihtsalt, ega sa ei pea kellelgi luba küsima, midagi ei juhtu, kui välja ei kuku, kui endale ei meeldi pärast, siis lihtsalt ei tee enam edasi. Aga ikkagi, kui Ivo selle sõnumi saatis, ma olin korraga elevil ja juba hirmul ka, sest et ma mõtlesin, aga mis siis, kui me ei klapi omavahel, mis siis, kui meil on seal toas nii imelik koos istuda, sest me tegelikult ju ei tunne teineteist, mis siis, kui meil saavad teemad kohe otsa ja siis selgub, et päriselt me tegelikult ei olegi suutelised tegema ühtegi podcasti ega ka lavakujundust, mis püsiks koos. Nagu podcastiga tuli välja, aga... See D-täht, mis seina pealt praegu maha kukkus kirjast popkulturistid. Aga sünnipäevale kohaselt alustame täna teemaga läbikukkumine. Ja sellepärast on meil ka lavakujundus selline, et see illustreerib niimoodi passiivselt siin meie selja taga seda, kuidas me kukume läbi. Kuidas lavakujundus laguneb, kuidas meil jutt hakkab lagunema, kuidas ilmselt Jarek ei tule täna üldse siia, sest et tal on tähtsam esinemine Vabaduse väljakul täna. Te ikka nägite, et 2 konkureerivat üritust on, et te oleksite saanud ka palju paremale kontserdile minna, mis oli tasuta, for that matter, eks ole. Et Soome 100 ikkagi, eks ole, isegi Dingo oleks pidanud tulema sinna, aga nemad ei tulnud ikkagi. Nii et võib-olla selles mõttes on ikkagi hea, et te siia tulite. Sest Dingo tuleb siia, sellepärast. Kui Jarek ei tule, siis tuleb Dingo, meil on jah plaan B. Dingo on praegu üleval. P-täht kukkus ka all. Pole midagi, lähme edasi. Ma arvasin, et see oli mu nali, mis inimesi naerma pani. Kahjuks mitte, Jim, kahjuks mitte. Nüüd siis on meie saade Opkulturisti. Vaatame, kes me õhtu lõpuks oleme. Ja, ega nime üle ei norita või midagi. Nimi ei riku meest. Ja, seda ma tahtsin ka öelda. Jah, aga ikkagi oli siuke tunne, et mis siis, kui me kukume läbi, sest et ühest küljest, kui on mingisugune unistus, siis on nii turvaline sellest lihtsalt unistada ja siis ta juba ongi ju täiuslik, et ma tean täpselt, mis see olema peaks. Ma juba tajun seda, et mis tunne võiks olla seda teha. Ja kui hakkate seda päriselt tegema, siis nagu sa võid saada sükse släpi vastu nägu lihtsalt, et saadki teada, et ei, sa oled täielik pask. Sa ei peaks seda tegema ja me reaalselt kartsime läbi kukkuda. Ja see on nii veider, et ma olen hakanud aru saama, et tegelikult see on siuke kandev emotsioon mõnes mõttes elus üleüldse, et kõik need ägedad asjad, mis meil jäävad tegemata ühel või teisel põhjusel, on tegelikult väga lähedalt seotud hirmuga kukkuda läbi või sattuda kuidagi häbisse. Me ei teadnud ka täna, kas keegi siia tuleb päriselt. Me mõtlesime, et äkki see üritus kukub läbi. Ühesõnaga, see võib veel vabalt juhtuda. Ja me oleme sinna poole teel. Aga inimesed tulid, vaata, see on nagu mingi tšekk. Sul on neid tšekke nüüd juba 3, eks ole? Mul on käsi ikka soolane, kurat. Väga hea, sest siin sul on veel tekiilat ka järel pool tassi. Aga ikkagi kõige ägedamad ja kõige väärtuslikumad asjad elus tulevad sellest, et sa oled valmis minema oma turvatsoonist välja, sa oled valmis riskima nii-öelda, et see podcast ka nii naljakas, kui see ka ei kõla, oli meie jaoks risk. Sest et me võime ju järsku jääda narriks. Inimesed võivad päriselt teada saada, et me tegelikult ei ole eriti nagu andekad ega targad inimesed ega ka naljakad. Et mis siis saab, et see häbi, seda on juba ette vastik tunda. Aga mis on nagu kõige väärtuslikumad eneseületusmomendid, mis sul on olnud seoses mingite valikutega elus, et ma nüüd teen seda, vaatamata sellele, et ma võin läbi kukkuda ja jääda häbisse. Ja kas sa oled tegelikult päriselt läbi kukkunud? Mitte praegu, vaid kas sa nagu minevikus oled sa kunagi nagu päriselt läbi kukkunud? Jah, selles suhtes ilmselgelt on nagu siukseid hästi suuri asju, mis on ette võetud ja mis on nagu hiljem kuidagi elu teeb omad korrektuurid või niimoodi, et ma mäletan, võib-olla kõige suurem asi oli ülikooli minek, eks ole, lõpetad keskkooli ära, mitte midagi ei tea, mida teha või kuhu minna. Ja mul oli 2 varianti. Mul oli variant, kas ma lähen Tartu Ülikooli õppima keskkonnatehnoloogiat, kuhu ma olin juba tol hetkel sisse saanud, sellepärast, et Tartu Ülikoolil oli selline lahe süsteem, et nii kui sa lävend ületad, siis oled ülikoolis ja mingit probleemi ei ole. Aga mul oli teine variant tulla Tallinna Balti filmi meediakooli montaaži minna õppima. See oli nagu kaks varianti. Ja
ja ma mõtlesin pikalt ja sügavalt selle üle järele, ei läinud isegi katsetele, sest see tundus kuidagi tüütu, mu kõht valutas hommikul. Nii et lõpptulemusena ma kukkusin läbi oma soovis saada montaažirežissööriks, aga... Sest sul kõht valutas? Jah. No sest vaata, see oligi see, et see nagu tol hetkel see piire tundus nagu nii ületamatu või kuidagi siin oli see vaev selleks näha, vaata see kuidagi määrab selle ära, kas sa tegelikult tahad teha, et see hirm esialgu selle läbikukkumise eest tegelikult võib ka sulle endale nagu ühe positiivse aspektina võib-olla tuua välja selle, et kui väga sa tegelikult tahad. Sellepärast, et podcastiga ka, kui me seda alustasime, ilmselt siis see tahe oli ikkagi nii suur, et me lõpuks selle tegime ära. Ega see algus nii lihtsalt ei läinud, sest me salvestasime, siis mõtlesime kuidagi, kohe esimene emotsioon oli, kuule päris hästi läks. Ja siis me ikka mõtlesime, et saadame veel laiali seda mõnele inimesele niimoodi eraviisiliselt kuulata, et kas ikka paneme üles ja kas ikka jagame. Ja mõni kommentaar oli selline, no jah, täitsa isegi kuulaks ja siuke ikkagi kogu aeg siuke kahtlus oli sees, aga mingi hetk vist, kui me nime peale me tulime pärast esimese osa salvestamist. Mingi hetk kõik klikkis nagu kokku, kogu see kontseptsioon, kogu need asjad ja siis see nagu töötas, et tegelikult nende suurte riskidega või nende läbikukkumistega võib olla päris palju seda, et sul lihtsalt peavadki nagu asjad kokku langema mingi hetk. Kui ma olin olnud vist kuskil 2 aastat Rootsis ja oma doktorantuuri teinud, siis sellel ajal ma tundsin, et ilmselt ma ei lõpeta oma kraadi ära või see on nagu selline asi, milles ma kindlasti nagu edasi ei saa, et ma veedan siin need aastad ära, mis mul on ette nähtud, sellepärast, et kuhu ma ikka lähen või et ära minna ka ei olnud mõtet, sellepärast et ju palka maksti ja tööd mulle meeldis teha seal, aga ma olin täiesti kindel, et tegelikult selle tööga, mida ma praegu teen, ma ilmselgelt kuhugi ei jõua ja oligi tegelikult pidev selline läbikukkunud või see ei olnudki nagu see tunne, et ma olen nüüd läbikukkunud, aga see oli siuke eesootav läbikukkumine oli kogu aeg, et mingi hetk käib see klikk ära, kus ma enam ei saa teeselda. Et see käib kokku selle sama petise sündroomi jutuga, mida me oleme ka hästi palju rääkinud, et sa nagu tunned mingitel hetkedel, et mingi hetk käib see klikk ära ja enam midagi ei toimi, et kõik laguneb koost. Ja tegelikult mingis mõttes see täna siia tulemine, miks me selle teema üldse võtsime, on ka selline hetk, kus täna oleks võinud täitsa vabalt ka käia see klikk, kus nagu midagi ei toimu, eks ole. Et me olemegi siin Gia ja Eva on ees reas, kahekesi lehvitavad ja nagu tegelikult midagi, eks ole, ei toimugi. Aga ütleme, selliste mõtetega ainult olles või tehes niimoodi üldse ilma mingisuguste riske võtmata, ega siis väga ju kuhugi ei jõuagi, eks ole. Nüüd ongi äged. Kas sa nüüd jood oma selle tekiila põhjani või sa nüüd võtad veel ühe millimeetri sealt pealt ära, et nautida maitset? Kuidas maitseb, kirjelda seda, mida see su maitsemeeldega teeb, sest et sa praegu ju esimest korda elus siin avalikult maitsed tekiilat, kirjelda seda elamust. See on alati nii halb, sellepärast et kuigi ütleb, et kirjelda seda maitset, siis tekib kohe pilt silme ette sellest, kuidas sa peaks nüüd hakkama rääkima erinevatest nootidest, mida sa kõik tunned, eks ole, kuidas et ma tõesti tunnen siin tammepuu noote ja... Ei, siin ilmselt ei ole tammepuu noote niikuinii. Vahel on tekiila pudeli sees ussikene, siis seal võib olla mingi ussinoot. Ussinoot. Ma mäletan sealt raamatust, ma nüüd jällegi, see on see probleem, et iga kord, kui salvestad ja tahad mingit juttu rääkida, siis sa paned sellega ilmselt pange, sest faktid ei ole korrektsed, aga minu arust on see mingit tüüpi meskaal hoopis, mille sees peaks olema ussike, mitte tekiila. Aga ma võin ka täitsa vabalt eksida, sest ma esimest korda elus joon tekiilat ilmselgelt. Aga kirjelda oma sõnadega, sa ei pea noote mainima. Mida su keel tunneb praegu? Keelel on fine. Ta läheb siia taha kurku ja hakkab segama rääkimist. Kui sa neelad selle alla või? Jaa. Äkki sa peaksid hoidma seda suus siis kuidagi? Ma kohe proovin. Räägi meie peateemat edasi. Miks sa segad vestlust? Ja kõige põnevamad asjad, mis ma olen üldse teinud siiamaani oma töödes ja muidu elus ka, on alati seotud ikkagi täieliku läbikukkumishirmuga ja läbikukkumise riskiga. Kõik need olulised lavastused, mis ma teatrikoolis olen teinud, kõik asjad, mis ma olen kirjutanud,
mingid etendused, kus ma mängin, siis ikkagi see kõik algab sellest ja ka kestab selles väga pikalt, et no nüüd see on küll viimane kord, kus mind lavale lastakse või see on viimane kord, kui keegi üldse võtab mind arvestatava kirjanikuna. Ja raamatut kirjutades, ka mu viimane raamat Armastuskirju teatrile, absoluutselt iga kirjutise puhul on mul mingisugune periood, kus ma lihtsalt vaatan seda teksti, seda kõntsa, mis ma olen kirjutanud ja ma ei suuda ära uskuda, et kes oli see inimene, kes need eelmised asjad kõik kirjutas, sest et mul pole õrna aimugi, kuidas kirjutada, kuidas panna üks lause teise järele. Ja ometi nagu tuleb sellest saastast nagu kuidagi läbi minna ja nagu sa ütlesid, et see tahtmine, et see on nagu mingi tahtmise test või mingisugune. Me oleme praeguseks opkultisti enam-vähem. Tähed kukuvad, aga iga kord, kui täht langeb, siis te võite ju midagi soovida. Paremat silti võib-olla. Parema ettevalmistusega üritusi. Jah. Et ma olen alati nagu hämmingus, et kes kirjutas need eelmised asjad, mul pole õrna aimugi. Ja lõppkokkuvõttes, jah, see oli, ma nüüd jään nimega hätta, aga üks tuntud blogija, kellele viitas Elizabeth Gilbert oma raamatus Big Magic, mida ma teile kõigile väga-väga soovitan, seda on tõlgitud, see on ka eesti keeles olemas, Suur võluvägi ja Gilbert on siis tuntud Eat, Pray, Love autorina peamiselt, aga see tema raamat Suur võluvägi räägib loovusest ja sellest, et mis asi see üldse on, kust see tuleb, miks inimesed üldse oma elus tegelevad loominguga ühel või teisel kujul, isegi kui see ei ole nii-öelda nagu kõrgkunst, mis lõpuks on mingis galeriis, et miks nad oma igapäevaelus ikkagi nagu tahavad luua ja kust see tuleb. Väga-väga inspireeriv ja soe ja liigutav raamat ja väga sihuke nagu tuge andev raamat, soovitan väga. Gilbert viitas ühele blogijale, kes kirjutas mingi väga kuulsa postituse sellest, et mille pealkiri oli vist, et milline sita võileiva maitse on su lemmik? Ehk mis maitseline sita võileib on su lemmik? Ja see mõte oli selles, et absoluutselt kõik valikud, mida sa elus teed, mingid suured otsused professionaalses elus ja eraelus ja nii edasi, et kõigi valikute puhul on olemas ikkagi ka see varjukülg, see, mida sa selle valikuga kaotad, see sitt, mida ta nagu endaga kaasa toob, lisaks kõigele sellele heale. Ja lõpuks küsimus ongi selles, et kas sa leiad kunagi mingisuguse vaevavaese, mitte vaevavaese, vaid mingisuguse eluala või mingi tegevuse, mis ei too endaga kaasa komplikatsioone, vaid küsimus on selles, et milliseid komplikatsioone sa oled nõus vastu võtma vaatamata neile, et kui väga sa tahad seda asja ikkagi tegelikult, ehk siis, et kui ma kirjutan midagi, siis ikkagi see tahe lõpuks ikkagi jõuda selle valmis teoseni peab olema nii suur, et ma olengi valmis kahlama selle sita sees kuid ja kuid ja kuid ja iga päev saama kinnitus sellele, et kui halb kirjanik ma olen. Ja samamoodi teatris ja samamoodi tegelikult mida iganes tehes, mis nõuab mingisugust riski või mingisugust suuremat eneseületust või mingit suuremat panustamist. Ühesõnaga, sita võileiba sööme me igaüks iga päev, aga küsimus ongi selles, et kellel on kui palju jaksu ja tahet seda kõike alla neelata, vaatamata sellele, kui rõve see on, sest et äkki see positiivne osa on ikkagi väärt seda. Äkki see ikkagi trumpab üle selle vaeva. Ma ei taha küll nagu nii küüniliseks minna, aga kuna sa juba selle suuna võtsid, ma olen nagu pikalt mõelnud, et kui teismeeas või kuidagi sellise natuke rohkem idealistlikuna tundub selline edasiviiv jõud, selline mõte, et liikuda mingisuguse ideaali poole, mingisuguse parima võimaliku variandi poole, siis nagu ajapikku edasi, vähemalt ma enda puhul olen märganud, võib-olla ma olen lihtsalt hästi halb idealist, aga ma enda puhul olen märganud, et nagu ajapikku see muutub kuidagi selliseks kahjude minimeerimiseks, et elu ei ole mitte ideaali poole püüdlemine, vaid kahjude minimeerimine, et nagu ikka tuleb igasuguseid neid kehvu variante, igasuguseid selliseid täpselt seda jura, millest tuleb ennast läbi närida, aga sellest hoolimata tegelikult see lõpptulemus on, eks ole, see oluline pool. Mingi inimene tahab siia saali sisse tulla ja ta tundub kuidagi tuttav, aga samas proše on näos mul. Kas see võib olla keegi, kes lubas ka täna meiega pidu pidada?
tere, Jarek. ma peaaegu tõmbasin sellel uksel tegelikult lingi küljest ära. ma loodan, et keegi ei märka tema siin. ma tulin teiselt peolt tegelikult. ma pean natukene sättima tema tooli. Siin... Jarek, mis on sinu lemmik sita võileib? Mida? ma hakkasin juba vastama. Aga vasta lihtsalt ära. Et mingi nagu halb võileib või? Ei, sita võileib, et milline sita võileib on see lemmik? Mulle eriti ei meeldi sita võileivad. Ei no siis, kui juba on, siis hästi palju võiks seal olla seda sitta. Raha eest ikkagi nagu. Täie raha eest sitta ohtralt. Topelt sitaga. Sita võileib. Aga kurke ei taha. Kurgid ma lopin anti välja sita seest. Selline show on teil siin või? Meil läks natuke käest ära alguses. Aga kaameraid ei ole, jah? Ei, aga ma pean sulle ka igaks juhuks ütlema saates kohe, et me salvestame seda, et ei tekiks mingisuguseid seadusega probleeme pärast. Saate selle sita välja lõigata ju. Ei ole vist otsesaade ju. Seda küll, jah. Ei, siis on fine tegelikult. Teine küsimus on, kas sa tekiilat tahad? Mis see kell on? Mul ei ole kella. Ei, vabalt. Tore on ju, kui inimesed vaatavad ja laval toimub mingi joomine. Mul tekkis ka siuke tunne. Eriti kui Padar nüüd lõpetas, vaatan. Võiks midagi olla. Midagi võiks toimuda laval. Kuule, aga vaata, me arutasime enne siin, kui me siin toimetasime, on ju, et sa mõtlesid, et võib-olla sa teed mingeid muusikalisi nagu täiteid. Jaa, ma kindlasti illustreerin et võib-olla selles mõttes, et sita juttu. Et kui see sita jutt on nüüd nagu räägitud, et laseks äkki inimestel seda seedida, seda sita. Kusjuures praegu ma vaatasin, see täitsa mõjub, öeldakse, et hästi nõmedad naljad on need, kui laval keegi ropendab või midagi. Aga iga kord, kui me oleme sitt öelnud, rahvas naerab, et see töötab, noh. Sitt. Üks mees ennem ei naernud üldse, aga nüüd, kui 24. kord sitt öeldi, siis... Probleem ongi selles, ma alustasingi sellega, et kui juba laval olla ja inimeste ees, et siis tekib siuke tunne, et nagu peaks nalja tegema, aga tegelikult me ei oska nalja teha, siis ongi see lowest common denominator, et vaata, kui väikeseid lapsi tahad kuidagi naerma ajada, siis kalati teed. Mis sa ütlesid, mul oli tähelepanu hoopis mujal. Ma toon sulle soola ka. Ei, ma ei hooli. Väga hea, aitäh. Tõeline sünnipäev. Vaata, ennem oligi selle ukse peale kirjutatud vaatasin popkulturistide sünnipäev Jarek Kasariga. Et see oli tegelikult vale, praegu algas see. No, ennem nagu Jarek Kasarita oleks pidanud olema. Ja et nüüd oleks pidanud siis nagu kustutama ära. Ja täielik sita võileib teil see väljas. Nii. No. Rohkem vist ei tööta. Ma juhin su tähelepanu, kui meie lavakujundusele, mis on ise lagunev. Tegelikult, kui me seda... Biolagunev isegi. Kui me seda... See on biolagunev. Et kui me seda üritust välja hõikasime, siis Ivo lubas, et ta kannab täna biolagunevaid riideid, mis... Isis on siia kirjutatud. Isti. Ära tekita paanikat. Et ühesõnaga Ivo lubas, et ta kannab riideid täna, mis lagunevad tal show ajal seljast, et lõpuks ta on paljas. Aga tal ongi see reda värk. Tal on see upshirt, eks ole, aga see ei ole päris see, nagu suht kindel on, et see ära ei lagune saate lõpuks. Aga meil on biolagunev kujundus see eest. Ja me rääkisime läbikukkumisest tegelikult ja sellest, kuidas iga professiooniga või nagu eriala valikuga kaasneb mingisugune sitt, mida sa pead olema valmis alla neelama. Ja kui sa nagu vaatamata sellele sita kogusele ikkagi oled valmis minema seda radapidi edasi, siis järelikult sa ikka väga tahad seda. Et kas sa muusikuna oled ka pidanud palju sitta nagu sööma? Ei, üldse mitte. Ei, noh, selles mõttes, et sa saad alati ei öelda. Et sitt, ei. Mulle selline asi ei sobi. Ma tean, väga raske on, kui tõesti väga raske on ei öelda. Kunas poleks tekiila ninn. Seda vist ju... Ei jooda nina kaudu, ma olen ikkagi aru saanud, et suu kaudu juuaks. Ma teen prillid puhtaks, teen nii kaua rääkige. Kusjuures see tekiilaga on väga hea prille. Mina ei ole proovinud kunagi, aga väga hea on puhastada, jah. Raadiosaade, kurat, siis keegi ei näe ju, et see on tegelikult huvitav tegevus, kuidas ta... Ma räägin, te peate need vaikuskohad ära täitma lihtsalt. Kusjuures, kui mina vaatan, et sul on üks põlv üle teise põlve, siis, ja sa siin midagi toimetad, siis noh, tegelikult lased fantaasial käia ja... Aga palun, lase, mulle sobib. Tead, Jarek... Kuule, aga ma ei sega, te pange oma asja. Ei, ma olen tahtnud rääkida seda tegelikult ka, et
ma ei olnud valmis. et me oleme sinu muusikast oma saates mitmeid kordi rääkinud. 3 korda. Oled sa kindel selles? Jaa. Sa oled kõiki osi kuulanud või? 3. Siis kui sõber saadab meili sulle, et kuule, kuula, et sinust räägitakse või? Ei, mul sõbrad ei kuula seda. Kas sa mäletad, kunagi oli selline aeg, kus oli kahvlisaade olemas TV3? Väga hästi mäletan, seal oli minu üks esimesi teleesinemisi. Ja ma nägin seda ja sel hetkel ma olin väike hip-hopi poiss Pelgurannas. Mina ka, aga ei, sa olid Tartus ja sa käisid TV3-s. Ühesõnaga, ma mäletan, sul oli mingi fliis seljas seal ja sul oli vist potisoeng. Võis olla potisoeng või olid sul siis juba rastad? Ma ei nimetaks seda soengut niimoodi. Aga ja ma tean, et selle soengu nimi oli jah, seda nimetati potisoenguks. Ma ei tea, miks nii keeruliseks ajada, miks sa ei oleks võinud lihtsalt öelda jah. Minu jaoks oli see muna. Ma mäletan, kui sa olid seal mingisuguse sõbraga, kes ka räppis. Ta oli Eesti Araabia Seltsi president. Soo. Ja ma mäletan, et selle loo sisust... nimi oli Sharef. Sharef ja Chalice olid siis eetris esimest korda teleajaloos. Ja sellest loost ma ei mäleta muud midagi, kui et selle refrään oli see, et te koos ütlesite bitch. Ja. Kas sa mäletad selle loo sisu veel või? Ja. Kuidas see käis umbes? Oma salmi või? No näiteks, jah. See ei meikinud väga nagu sensi. See ei andnud väga, ma ei oska tõlkidagi make sense enam. See ei olnud väga ratsionaalselt kirjutatud tekst. Sellepärast oled sina siin täna. Aitäh. Ja mul on see meeles küll, et see on vaikust kohtusaalis, teie kõrgus saalits, nii siis daamid, härrad ja muud illegaalid. Siin räägib pealik ja kogu seadustik. Tean reeglid peast, et vaesem on valelik. Kui näen avanssi, siis pääsesid napilt, kui ei vandaalid ootavad teid anaalid. Ma õigluse saadiks sind omas õlis praadin. Teen asja klaariks. Bitch. Kõik kurjad plaanid ma haamri alla panin. Nüüd kas mõned voldid arvuta matemaatik. Ma rohkem ei mäleta, aga... Bitch. Emane koer. Ei, Ivo. Emane koer. Mida? Vabandust. Lita on ka muuseas ju emane koer, kas ei ole? On, jah. See esinemine oli sellepärast oluline, et sel hetkel inimesed väga ei teadnud sind ja üleüldse kogu see noor arenev hip-hopi skeene oli noor ja arenev, see ei olnud veel mainstream. Aga tol hetkel ma olin täiesti teleri ette naelutatud ja kui järgmisel päeval oli kahvlisaate kordus, ma võtsin VHS-ile selle esinemise ja järgmisel päeval kooli arvutiklassis ma hakkasin guugeldama, siis vist Google'it väga ei kasutatud. Alta vistatama. Ma hakkasin alta vistatama, et Chalice, et kes ta on ja siis olid hiphop.ee, need aadressid olid seal, need andmebaasid ja asjad. Ja ühesõnaga ma hakkasin sind jälgima pinevalt ja lõpuks tuli siis sul esikalbum ka välja. Neti.ee oli. Ma nettisin sind. Kusjuures lisaks nendele nii-öelda roppudele naljadele on ka selline väga low form of humor või siuke suhteliselt madal huumoritase on tegelikult kogu aeg seda 90ndate värki referentsida, eks ole. Ja nüüd on hoopis teine asi. Mis see on? Ei, nüüd on kõrgem tase. Okei. Ajaga on muutunud. Aga kui palju, sa alustasid ju ka väga noorelt, et kas sa oled kunagi tundnud nagu... väga vana ka praegu. Ei, absoluutselt. Ja inimese eluiga on üleüldse ju nüüd sajandite vältel tegelikult ju veninud palju pikemaks, et saabki olla noor kauem. Mitte ainult iga inimesed on pikemad ka praegu. On või? Ja, see on täitsa tõsi. See on tõestatud fakt ja ma ka lame. Kas sulle toodi nüüd see poole liitrine tekiila toodi sulle praegu või? Nad vaatasid, et ma seda ei hakanud jooma. Oled sa nagu kunagi tundnud hirmu tegelikult muusika tegemise ees või selle ees, et kui ma selle loo nüüd avalikustan, siis inimesed saavad teada, kes ma päriselt olen, et ma olen tegelikult nartsissistlik, loll, kiimakott. See läks kuidagi järsku väga. Lihtsalt huupi. See on teada tuntud fakt. Selle ees ma küll hirmu, ma ei saa ju päris tunda hirmu enda ees, aga kindlasti lugude ees ma olen küll hirmu tundnud, mitte kui ma alustasin, aga näiteks mida rohkem teed, seda vähem tahad tegelikult avaldada. Et sellepärast, aga minu uus album on praegu veninud päris kaua,
sest ma olen neid laule nagu tohutult teinud kogu aeg istun stuudios ja teen midagi, aga kuidagi tundub, kui valmis saab, siis tundub, et juba jama on. Ja mitte kõigi lauludega, aga enamusega kahjuks. Aga kas see tuleb väljaspoolt, et sa eeldad, et nüüd need ootused on nagu palju kõrgemad või see tuleb kuidagi seespoolt, enda ootused on kõrgemad või publikumi? Enda oma ja publiku oma ja jah. Sa tahtsid, et ma nüüd räägin veel pikemalt sellest? Ei, see oli täiesti pädev vastus. Te muidu ma saadet kuulanud küll, et hästi soravalt on see jutt nagu läheb kogu aeg. Sünnipäeval võib sellest rääkida. Kas te lõikate nagu neid mõttepause välja ka? Sorry, et ma niimoodi oma siia sisse jookseme ka. Ei. Ma arvan, et see lihtsalt jääb, see saab olema siuke aus saade. Probleem on selles, et Jim tõi mulle tekiilat nüüd ja nüüd ma ei ole enam sorav. Ja käed on ka ikka veel värisevad. Ivo joob praegu elus esimest korda tekiilat. On see, mis praegu toimub ja ta joob seda. Tead, ma võin sulle juba öelda, kuidas see õhtu lõpeb, aga... Aga ma toon meile veel tekiilat juurde ja vabalt Jarek, sa võid seda heliga saata. Aga mis te publikule tekiilat ei anna? Meil ei ole raha nii palju, aga te võite minna sinna leti äärde ja oma raha eest tellida. Sünnipäev! Kas sa saad äkki mingit tekiila saate muusikat? Mul oli 30. Ma mäletan, mul oli 30. juubel oli, siis ma tegin seal Sinilinnus, tegin selle juubeli ja siis ma panin pileti hinna nagu oma juubelile. Mul esines Genka esines ja seal oli Eplik ja igast väga tähtsad ninad esines, ise esinesin ka ja siis kõik käisid õnnitlemast. Ostsin ka pileti, palju õnne siis. Sõbrad, listi kedagi ei pannud, ilgelt masendav oli. Me tegime sama värki ja me tegime sama asja. Aga samas, kui läksin koju, lugesin pappi üle, kurat, päris hea oli. Eks see ikkagi kingituste ülevaatamine pärast sünnipäeva on selline, pole ju paha tegevus ise. Ja, aga karma oli ka kohe. Läksin sinna Tšebureki kohta. Ma ei tea, kas te teate, see kunagi oli... Tallinnas? See legendaarne Tšebureki koht seal, siis oli veel. Enam ei ole praegu seal Circle K. Ja siis, või midagi sellist. Ja siis läksin sinna ja siis kohe tellisin õlle ja kohe küsiti dokumenti. Ma olin 30. Küsiti dokumenti. Ma olin just, see abe oli ka ära ajanud. Nägingi üsna väike välja. Noor. Väike välja. Kahjuks ei läinud. Palju ma olen vaeva läinud, et väike välja. Kui kaugelt vaadata, siis sa oled väiksem. Ja kui ma lähemale tulen, siis... Seda suuremalt. Ja peeglis, vaata, peeglis on need objektid tunduvad. Mis nad tunduvad? Ma ei tea. Oleneb, mis sul on seal. Mul on sulle palve. Inimesed esitavad meile küsimusi. Mul on sulle palve. Looja, hoia. Kurat, pidin ära tegema, hea koht oli ju. Ei olnud või? Oli, väga hea. Vaata, kui teaks, kuidas mängida ka seda, siis... Ja ära muretse, selle saab välja lõigata pärast. Ei, see oli väga okei. Inimesed esitasid meile küsimusi. Kas sa oled nõus õngitsama meile siit välja mõningaid küsimusi? Neid on raske kätte saada, aga see ongi taotluslik. Kuule, minu käsi läheb isegi pringli sellesse. Võtsid ühe küsimuse välja. Jäta see enda juurde ja siis me tulistame vastuseid. Ja vaatame, mis saab. Ma ei tea, kas see on selle piduliku sündmuse probleem või meie läbikukkumise teema on kuidagi läbikukkunud. See kuidagi jah, see on, mis see on. Äkki on mõni küsimus, kuidas te läbi kukute? Ja teeme jälle niimoodi, nagu me alati kokku lepime, et me vastame nagu tulistades, et ei jooksuta juhet kokku, ei hakka filosofeerima mitte midagi. Viimane kord, kui sa seda ütlesid, mõtlesid sa reaalselt 5 minutit iga küsimuse vastuse peale. Ma istusin vaikuses seal, et mis on sinu lemmikfilm ja siis Jim lihtsalt istub ja vaikuses 5 minutit. Kui sellised küsimused täna on, siis mina ei mängi. Minul on pill, mina saan mängida täna. Hakkan küsima, jah? Ja me tulistame lihtsalt. Küsimus number 1. Popkulturistide sünnipäev. Keda te tahaksite popkulturistide sünnipäeval näha? Sünnipäevale kutsuda. Mõlemad ütlevad 3 nime. Sulud algavad. Kõik inimesed maamunal sobivad. Sulud lõpevad. Tuld. Jarek Kasar, Ivo Krustok ja teie. Mis mina nüüd siis vastan? Sina vasta ausalt, ei pea pugema. Ma kutsusingi reaalselt kõik, keda ma tahan kutsuda. Mul oli Facebookis inimesed vist juba hakkasid mind ära blokkima kogu selle spämmimise peale, mis ma tegin, sest mul oli nagu suur hirm. See on nagu see sama värk, et nagu Jarek just rääkis, et ju kutsud sünnipäevale ja küsid piletiraha, eks ole, et teed ürituse ära, oled ise pankrotis pärast, kellele seda vaja. Nii et ma tahtsin, et võimalikult palju inimesi, kes maksavad piletiraha, tulevad.
aga keda ma kutsuksin veel, keda siin ei ole? Eesti presidenti. Kas president oli Vabadusväljakul täna, Jarek, kas sa nägid teda? Soome 100 kontserdil. Ma ei pannud tähele küll. Ilves oleks tähele. President Ilvese oleksin võinud kutsuda, sest ma vaatasin, et mis see Rainer Sternfeldi saade. See uuel presidendil on ka potisoeng ju. Ei ole või? See ei ole potisoeng. See ei ole potisoeng. See on muna. Ossa raisk, me oleme ju eetris. Kusjuures, vabandust, ma jälle segan, aga Eestis on ju niimoodi, et kui sa istud kohvikus ja räägid midagi, siis tegelikult sa võid ka vabalt niimoodi, ossa raisk, ma olen eetris, sest kõrval laud on vait. Alati on niimoodi. Ja siis niimoodi hakkad sosistama või siluma. No niimoodi. Oota, kas sul lõppes ära see? Oli 3 inimest või? Ei, 2 oli. Sest president Toomas Hendrik Ilves, praegune president Kaljulaid ja kes veel? Mitte tavalisi inimesi ka? Ei, ma ikkagi mõtlen ikka kõrgemalt. Aga pikalt ei mõtle? Pikalt ei mõtle. Jumal ei saanud tulla praegu. Alati kohal ju mingite teatud filosoofiate mõtiskluste järgi. Aga... Sa oled nagu mina igal meie salvestusel. Jah, ma vabandan. Siis jääb Jumal. Las ta jääb. Mul oli üks luuletus selline, et unustasin oma mobiiltelefoni välismaal kirikusse. Lennujaamas tuli meelde, helistasin, keegi ei vastanud. Niimoodi. Kui palju podcasti eest pappi saab? Ma ei ole tänaseid laekumisi veel kokku lugenud. Palju meil Patreonis on iga osa pealt vist $40 või? 49. Sellepärast, et kui me ütlesime, et Patreonid saavad tasuta sisse, siis meie nimekiri tõusis. Jah, sest siis oli võimalus saada €1 sisse, mitte 10, aga praktilist meelt on meie kuulajatel palju ja see teeb head meelt. $49 on vastus. Saab podcasti tegemise eest. See ei ole päris korrektne vastus tegelikult, sellepärast et Patreon võtab ise mingi osa ja siis mingi osa läheb PayPali ülekandmiseks ja siis mingi osa läheb PayPalist pangakontole ülekandmiseks. See on hästi lahe. Ja lõpuks läheb see raha kõik sinu kontole, mistõttu mina ei ole kunagi näinud seda raha. Mul on see raha kõik täna kotis kaasas, et pankrot ei läheks. Aga ütleme nii, et podcastiga elatist teenida on veel praegu täna raske, kui sa just ei taha väga vähe elatist teenida. Aga sinu vastus oli küllaltki korrektne, $49 täna ühe osa eest. Selle peale saab ainult 3 kõla, rohkem väga ei saa. Järgmine küsimus. Ivo, sina võid nüüd ennast valmis panna. Ma mõtlesin, et 5 minutiks välja minna. ei, ainult 8. Jim, kuidas meeldis uus Radioheadi lugu Promise? Okei, plaadil. See peaks olema I Promise, on siis lugu, mis sai... ma mõtlesin, et nojah. Mis sai OK Computeri pealt välja, mis nüüd avaldati, sest et OK Computer sai 20-aastaseks. Mulle väga meeldib see laul ja ma olen viimasel ajal väga palju mõelnud selle peale, et ikkagi, et inimesed, kes teavad Radioheadi, kes fännavad Radioheadi, et seal on ka nagu 2 koolkonda, et ühed on need, kes ütlevad, et Radiohead kuni OK Computerini oli see päris Radiohead ja siis on teised, kes ütlevad, et alates albumist Key Day oli Radiohead päriselt Radiohead. Ja ma olen kogu aeg tegelikult olnud seda meelt, et Key Day tõesti ongi nagu nullindate süke defining album, et see on see, mis nagu ütleb kõik selle zeitgeisti kohta, selle tunnetuse kohta. Aga nüüd viimastel päevadel, kuna see juubeli väljalase tuli, ma hakkasin OK Computerit jälle üle kuulama ja nüüd ma olen nagu 2 koolkonna vahel ja see I Promise on nagu ilus süke sillake seal vahepeal, et on nagu piisavalt süke vähe rokilik, et ulatuda otsapidi sinna Key Day'ga alganud perioodi
ja samas ta nagu teise otsaga on ikkagi selles rokilikumas Radioheadi maailmas kõlaliselt, nii et väga meeldis see lugu. Oota. Jim, kuidas juuakse tekiilat täpsemalt? Kas ennem see sool, sidrun pärast või? Ja seda juuakse niimoodi, et... Aile küsib. Seda saab ka saatest üle kuulata pärast, aga igaks juhuks siis 3. korda veel või... et kõigepealt võtad ühe käe. Ja kui sa vaatad oma sõrmi, siis sa näed, et su nimetissõrme ja pöidla vahel on selline nagu lest. Ja kui kõik on hästi läinud, siis on... Sul on lest või? No mis see on siis? Ma ei tea. Oho. See lest, no see naha, see nahk siin pöidla ja nimetissõrme. See on... Tahtsin eesnahk, aga ei ütle. Ei, see ei ole. Vahenahk. Vahenahk. Sa niisutad selle... See muusika kuidagi kandis hästi. Kas seda helitausta, seda rohkem ei saa, jah? Mida? Et seda saadet ei saa rohkem. Et sa võtad selle vahenaha. Oli vahenahk või? Noh, küll jah. Võtad oma eesnaha sõrmede vahele. Võtad oma eesnaha sõrmede vahele. Küsid baaridaamilt sidrunit. Siis sa niisutad eesnahka selle sidruni viiluga. Raputad sinna peale soola. Don't try this at home. Siis sa palud sõbral sama teha. Sest üksi juua on kurb. Ja kui teil on eesnahad niisutatud ja soolatud, siis te tõmbate keelega üle eesnaha, üle soolase eesnaha, kus on ka kerge sidruninoot juures. Sest sa niisutasid sidruni viiluga, siis tõmbad kiiruga selle tekiila klõmaka sisse ja siis kohe haukad sidrunit peale ja vaatad sõbrale silma. Vaatad sõbrale silma ja mõtled, et küll on see elu ikka hea, kui seda saab jagada mõnusas seltskonnas ja hea joogiga. Noh, kuule, aga võtame siis selle peale. No nii, tširipitski, jah. Ivo, näed, sul on siin pits valmis juba. Nii. Ivo hakkab nüüd teist korda elus tekiilat jooma. Mul on tegelikult alati olnud selline 3 dringi piir elus, et nagu üheski õhtus rohkem kui 3 drinki ei tehta. Lubasin kunagi endale, et üldse ei joo laval. Enne esinemist. Aga esinemine... Olgu siis, ma sõin ainult sidrunit ja soola. Oh, mul on Jimiga alati probleeme tema sellise rohmakusega, sellepärast et ma tegelikult esimest korda, kui ma meie saate iTunesi üles panin, tuli teha linnuke, et saade on clean ehk see ei sisalda roppusi ja siis Jim hakkas ropendama ja palus mul mitte piiksutada seda. Ja täna õhtul ma tegin linnukese Facebookis, et see üritus on lastesõbralik. Kas sa tahad mulle öelda siis, et lapsed nagu ei tohi teada? Nagu mina oma pojaga sisse tulin siia. See on ju pornokino. Kas vaasis on küsimusi veel? Jaa. Järgmine Mis on popkulturistide jaoks tabuteema? Meil on neid teemasid, millest me rääkinud saates, ei ole, ikka on meil on mingi list asju, mida me enne esimest osa või pärast esimest osa või millalgi päris alguses kirjutasime välja, et millest me ei taha rääkida. Ja seal on mingid, või tähendab, millest me tahame rääkida. Ja seal on sees sellised teemad nagu narkootikumid, surm, vist isegi seks, sest sellega oli vahepeal mingi nali, et me tegime mingi video, et me seksist ei ole rääkinud, et jõuab veel. Ivo, seksiga on alati mingi nali, kui sina... Kuule, kas me... Kes ütles? Mind kutsuti tegelikult siia lihtsalt nagu kommenteerima. Ma olen nagu vaata, kusjuures see on väga populaarne tänapäeval. On mingi asi käib ja siis on üleval on aken mingi tüüp kommenteerib. Sa oled nagu Twitter, jah? Sa oled nagu see Twitteri linnuke täna meil siin. Analoog linnuke. Jah, täpselt. Analoog Twitter. Sa ütlesid, et sul pole Twitterit, aga tundub, et nagu võiks ju. No mul võib-olla on, aga varikonto ja ühtegi sõpra ei ole.
aga jah, et need teemad, neid me ei ole puudutanud ja ilmselt ongi see, et me tegelikult natuke isegi nagu ei julge. Erinevatel põhjustel on narkootikumidest ebamugav rääkida, erinevatel põhjustel on surmast ebameeldiv rääkida ja lihtsalt minna Ivale külla, istuda kahekesi temaga elutoas ja panna salvestama ja hakata rääkima seksist on ka nagu, see nõuab mingit ettevalmistust ja ma arvan, et tekiila on võti. Aga kui te tahate kuulata podcasti, kus räägitakse palju seksist, siis see on vist Postimehe naiste lehel on selline podcast nagu Naiste jutud. Ma olen seda kuulanud päris mitu korda, see on täitsa huvitav. Seal räägitakse seksist. Nii, järgmine küsimus. Milline roll on elektroonilisel muusikal teie elus? Küsib Konstantin. Oluline roll. Pane mingi biidi ka taustaks siis. Nii. Ivo. Oli väga väike. Aga siis beat leidis mind. Sellega on see naljakas teema olnud, et mina olen olnud eluaeg alates varasest noorusest peale rokipeer ja tahtnud kuulata ainult õiget rokimuusikat ja nagu päris muusikat, eks ole, ikka päris instrumentidega võimalikult valjusti ja mis siis, et stuudios ümber tehtud pärast. Aga siiski ja mingi hetk ma nagu tabasin ära, et see on hästi loll lähenemine ja nüüd mängib elektrooniline muusika minu elus väga normaalset rolli kõigi muu muusika juures. Super. Ma just sain see tarkvara, millega me salvestame seda saadet tavaliselt on selline asi nagu Propellerhead Reason ja nendel tuli just uus versiooni uuendus välja. Ja siis ma uuendasin oma selle versiooni uuendusega ära ja hakkasin hullu biiti kodus tegema. Niimoodi, et Eva tuli kõrvalt toast piilus välja, vaatas, et mis toimub, sest see on nagu nii äge, seal saab kohe, see on nagu, et kui te pole kunagi varem muusikat teinud, see on tegelikult hästi lihtne, eks ole, panedki selle tarkvara käima, võtad sealt mingi sündi ette, on ju, sa saad aru küll, millest ma räägin. Ja siis paned seal kohe nagu, vajutad ühe nupu peale ja beat hakkab nagu täiega käima, mulle nii meeldib see. No võt, tänapäeval ei teha muusikat niimoodi, et vajutad ühe nupu. Et äge on. Rääkige armastusest ja romantikast, poisid. Kust otsast alustada? Kas me räägime siin sellisest romantilisest armastusest, eks ole, ikka mitte lihtsalt nagu kahe sõbra vahelisest armastusest? Küsimus nagu vihjas selle poole, eks ole? Kus suunas seda laevukest loksutada, ma ei teagi nüüd. Ma saan aru, et armastus tuleb jutuks siis, kui on kas väga hea või väga halb, eks ole. On nii? See on tõsi. Ma mäletan, et kui 5 minutit enne seda ürituse algust sa palusid oma elukaaslasel selle sildi teha ja ta siis hakkas seda tegema ja see oli hästi raske, siis ütlesid, ma armastan sind niimoodi nagu natukene igaks juhuks, eks ole. See on tõsi. See ongi romantika. Romantika ikkagi tuleb siis, kui on õige muss, mulle tundub, et praegu siin näiteks see, mida Jarek teeb, ma tunnen küll, et me oleme nagu mingis romantilises atmosfääris praegu siin teiega koos. Eile õhtul ma olin vaba... Jah. Sina mees ei ole üldse romantikast arus. Eile õhtul ma olin vaba laval, seal oli palju paljaid inimesi, tantsisid 1,5 tundi lava peal ja siis pärast seda oli Äftekas. See oli tantsuetendus, kaasaegne tants ja pärast oli Äftekas seal samas saalis ja siis selle tantsulavastuse lavastaja, kes niikuinii oli terve aeg olnud laval paljas, läks siis DJ pulti ja siis lugusid mängides võttis järjest riideid vähemaks. Vaadates niimoodi silma inimestele, et võtke teie ka ja siis vaikselt inimesed hakkasidki nagu koorima riideid vähemaks. Ja naljaks oli tunda seda, et mingit vahet ei olnud nagu, et see ei olnud kuidagi nagu imelik, see ei olnud vastik, see oligi selle ürituse nagu dress code oli siis, et no dress põhimõtteliselt, just code. Aga et romantika ja armastus, et see on ikkagi jah midagi muud, et see ei ole see, mis sa nagu pinna peal näed, see ei ole ka see, mida sa pornos näed.
et lõpuks ikkagi see romantika ja armastus, see on see, mis jääb alles ka siis, kui on tunne, et enam ei jaksa armastada. Sest tegelikult on see ju see mõte seal taga, eks ole, see on see oluline asi, mitte see tegevus ise, nagu ma naiste juttudest eelviimasest osast teada sain. Et otseselt seks näiteks ei pruugigi olla petmine, kui seal taga ei ole mingit tagamõtet. Ma ei räägi praegu minu enda mõtteid. Ei, see oli sinu mõte, see läks praegu kirja. Kannan edasi mõtteid, mida sealt saatest kuulda või ka näiteks suudlemine võib olla väga suur petmine, kui seal taga on mingi muu mõte ja käest kinni hoidmine samamoodi. Ma ei taha naeruvääristada neid mõtteid kindlasti, see oli väga, väga huvitav ja mõjus diskussioon. Ärge naerge. Jarek, äkki sinul on kommentaare selle peale? Ei, ma lihtsalt kuulan, kuidas amatöörid räägivad. Hashtag not funny. Jah. Raadiosaates paned hashtagi. Trellid tuli öelda. Vabandust. Oota. Siin vahepeal olid mingid küsimused, mida ma ei taha esitada. Lisaküsimus popkultuurist. Mida arvate, kaldkriips, kuidas tunnete ennast, kaldkriips, fidget spinnerite, kaldkriips, suhtes, küsimärk? Lõpp oli püändiga. Mu õepoeg lõpetas 2. klassi vist. Ja ta sai 3 fidget spinnerit kingituseks. Ühelt inimeselt või erinevad? Kõik erinevad. Vanaema kinkis tal fidget spinneri, vanemad kinkisid fidget spinneri ja keegi kinkis veel. Ma olen üllatunud, et see on mingi teema. Aga samas ma saan aru, et ma kogusin käpse samamoodi ja udukaid enne seda, me mängisime joojoodega ja see ongi kuidagi niimoodi, et kuskilt see mingi vidin tuleb ja järsku on seda kõigil vaja ja siis 2 aasta pärast keegi ei mäleta, et see asi oli ja siis see põlvkond kasvab suureks ja neil on meeletu nostalgia, kui nad näevad fidget spinnerit kuskil sahtlis ja mina ei saa mitte sittagi aru. See on selles suhtes tõesti nagu järjekordne fenomen väga, kui tulid hularõngad esimest korda müügile Ameerika Ühendriikides, hakati ka telekas rääkima sellest, kuidas terve põlvkond inimesi on segaseks läinud ja teevad selliseid liigutusi oma kehaga, mida ei tohiks üks normaalne, ütleme, eetikast lugupidav inimene mitte kunagi teha. Ja loomulikult terve põlvkond kaotas siis aru ja ostsid omale kõik need hularõngad. Et fidget spinner on ju selles suhtes sarnane asi. Ma olen kogu aeg mõelda, et ma tahaks osta, aga jube piinlik on minna ja küsida fidget spinnerit. Sest ma olen ise selline inimene, kes peab kogu aeg millegi mängima. Mängin selle sidrunitükiga siin ja vahepeal joon seda tekiilat ja kogu aeg nagu midagi peab nagu näperdama. Ma võiksin oma spinnerit siin keerutada. Aga nad on päris kallid asjad või sa saad osta nagu mingisuguse 2 euroga vist, ma saan aru, või 4 euroga, aga kui juba siis ikka nagu mingid korralikud, kunagi olid laagrid, olid Abek nimed, kui ma veel rulaga sõitsin, see oli Abek 7 oli kõige ägedam. Seal võiks ikka vähemalt mingi Abek 7 laager olema ja siis see peaks olema mingi titaanist või ma ei tea, meteoriidirauast. Ossa raisk. Seda fidget spinnerit ma tahaks ka, kui saaks meteoriidirauast. Absoluutselt. Aga kogu see fidget spinneri teema üleüldse tegelikult haakub nii otseselt sellega, et meilt on ka küsitud tegelikult, et aga kust ikkagi saada järje peale, kui sa tahad teada, et mis praegu toimub, et mis on see praeguse popkultuuri või üleüldse nagu ühiskonna, mis on need teemad, mis on nagu praegu nagu need teemad on ju, et kuidas sa saad olla kogu aeg nagu kursis sellega, mis on päriselt moes ja mis on päriselt in. Ja lõpuks sa ju ei saagi olla, et sa alati liigud oma mingisuguses voolus, sul on mingi oma seltskond ja oma infomull, mille sees sa eksisteerid. Ja lõpuks, kui sa teed podcasti popkulturistid, siis sa justkui nagu võiksid teada seda, mis praegu on nagu see kõige skandaalsem, kõige kurioossem asi popkultuuris. Ja lõpuks ikkagi me teame ainult ju mingit killukest. Et Jarek, siit sulle küsimus hoopis. Sa oled ju tegelikult olnud Eesti popkultuuri keskmes sellest hetkest saadik, kui sa hakkasid nagu tõsisemalt oma asja tegema. Sinu muusika ongi nagu mingi popkultuuri plahvatus, ükskõik millise loo me ette võtame, siis ikkagi seal on nii palju viiteid, seal on nii palju nagu seda, mis iseloomustab meie praegust aega ja ühiskonda ja seda, kust sina oled tulnud ja kuhu sa lähed ja nii edasi. Nii hea kuulata. Räägi. Sa oled nagu popkultuuri pomm, eks ole, mis plahvatab iga päev
meie kõrvades ja südametes ja Põhja-Koreas vales suunas lennanud pomm. aga kas sa oled kunagi nagu muretsenud selle pärast, et äkki sa ühel hetkel enam ei ole nagu noortele mõistetav või et äkki sa ühel hetkel nagu kaotad oma teravuse, et sa tegelikult ei tea, mis on praegu teema ja sa lihtsalt heietad sellest, kuidas on elu Kalamajas näiteks või? Oi, seda küll minuga kunagi ei juhtu. ma olen ammu selle minust minetanud juba. Ma ei tea üldse, te rääkisite siin mingist asjast enne, mis siin fidget spinnerite ja mis see on? Visuaalid ka toimivad minuga koos. Me oleme praeguseks hetkeks oma saates jõudnud nimeni Opkult Sti, mis kõlab nagu mingi progerocki nimi, progerocki ansambli nimi. Ma olen alati tahtnud progerocki bändi teha kusjuures. Kas see võib olla meie bändi algus? Kuna tegu on audiomeediumiga, siis... Aga lõpp! Jarek raputas pead kuidagi võimalikult leebelt. Ma olen Soome artist. Sa oled Soome artist? Täna kusjuures olen Soome artist, ma tulingi sealt Soome 100 kontsertilt ja täitsa vahva oli kõik Soome artistid ja Eesti artistid hoidsid käest kinni lava taga ja jõid siidrit. Soome artistid teenivad rohkem kui Eesti omad? Ei. Rääkisime, ei. Vähem, kõvasti vähem. Nii. Aga väga hea vastus oli sellele fidget spinnerite küsimusele. Kas sa tahad, ma räägin sulle, mis on fidget spinner? Ära räägi, las see jääb. Ei, ma umbes aiman, see on see mingi asi, millel on üks asi, eks ole, see on 3 ratast ja siis midagi tehakse sellega. See on see sama asi. Ma olen näinud, et kõigil on see olemas, aga ma ei teadnud. Näiteks ma kuulen seda nime esimest korda. Päriselt ka. Meile toodi täna siia kingitusi, võimalik, et keegi kinkis meile fidget spinnerid. Väga loodame. On veel huvitav või? Hakkan kontserdiga pihta. Nii. Mis on popkultuuri meeldivam ja mis ebameeldivam osa? Meeldiv osa on see, et see pakub kogu aeg stiimulit. Mulle meeldib see kõige rohkem. Et põhjus, miks minu jaoks ongi 2 eri asja, nii-öelda see kultuur, mis on siuke nagu suurem ja aeglasem ja mõnes mõttes nagu kõige alus, et see popkultuur on siis nagu, et ongi nagu need mullid limonaadi pudelis, et see on see, mis kogu aeg muutub, mis kogu aeg liigub, mis täna on ja homme ei ole. Ja kui sa viitsid selle kõigega kaasas käia, siis see pakub tohutut hasarti. Mulle meeldib see hasart kogu selle asja juures. Ja seal on väga palju pealiskaudset ja samas nagu arutatakse neid pealiskaudseid asju seni, kuni ühel hetkel ikkagi sa näedki, et kuskil New York Timesis või Guardianis keegi analüüsib midagi väga sügavat ja ikkagi toob näite mingisugusest popkultuuri sündmuses ka. Ma ei tea, mainib Kanye Westi või seda, et Taylor Swift või Miley Cyrus lakub mingit haamrit laval, et siis see ühel hetkel nagu siseneb mingisse feministlikku diskussiooni või et popkulturistid peavad sünnipäeva ja et seal nagu juhtub kogu aeg midagi väga ettearvamatut, see on nagu Browni liikumine, et üks asi, mis tundub ühel hetkel täiesti triviaalne, nagu fidget spinner näiteks on võib-olla järgmisel hetkel kõige olulisem küsimus. Ma arvan, et selle väga ümmarguse vastuse juures peaks ausalt ära rääkima selle, et aasta tagasi me panime oma podcastile nimeks popkulturistid sellepärast, et see kõlas ägedalt, mitte et me teaksime sellest teemast väga palju. Kulturism on ju tegelikult hoopis. Jaa, aga see oli teadlik keelemäng, Jarek, see oli teadlik keelemäng. Mis ma keelemängust tean. Aga mis on ebameeldivam osa popkultuuri juures? Ebameeldiv ongi võib-olla see, et seal on nii palju, kõike on liiga palju ja tegelikult ühel hetkel sa ei saa aru, et kas seal on mingisugune, kas see kõik on lihtsalt siuke virvendus, mis hoiab meie tähelepanu vangis või pantvangis ja samal ajal, kui me tegelikult peaksime lugema Günter Grassi raamatuid näiteks. No seda ebameeldivat osa pole raske leida, kui avada mingisugune kollaste uudiste portaal või ajaleht, eks ole, et seal on seda ebameeldivust küllaltki palju, selline inimeste eraellu tungimine ja ütleme, kui sa lood mingi kuvand inimesest, kes peaks olema sügavuti huvitav ja tähelepanu keskmes, siis järsku ta ongi kõigele tähelepanu keskes. Mulle meeldib see ka, et vananedes, nagu vanemaks saades, kuidas see suhe popkultuuri ka muutub, et mul on mingisugune kogemus, mingi elukogemus ja mingi kultuurikogemus, mis võimaldab mul nagu minna sellest kõigest kaugemale, et ma nagu enam, ma kaotan üha rohkem sidet tegelikult selle nagu
praeguse kõige popima asjaga. Ja samas mul on nagu seda distantsilt hoopis teistmoodi huvitav jälgida, sest et praegu nüüd just hiljuti oli ju Manchesteri pommirünnaku, selle Ariana Grande korraldatud sihuke järelkontsert sellele terrorismi aktile, mis toimus tema kontserdil Manchesteris natuke aega varem, et ta tegi siukse tohutu kontserdi, kus oli kümneid ja kümneid tuhandeid inimesi ja ta oli sinna kutsunud kõik oma sõpradest muusikud. Ja see oli selline kontsert, kus ilmselgelt nagu asi ei olnud selles muusikas, vaid asi oli selles, et inimesed olid kokku tulnud selleks, et nagu tunda ennast jälle kuidagi nagu elujõulisena või jälle, et natukenegi hakata jälle uskuma sellesse, et võib-olla meil on lootust, et võib-olla me ei ela maapealses põrgus. Aga selle kõige juures ikkagi, kui sa vaatad seda line-up'i lihtsalt, seal olid mingid bändid, kellest ma polnud elu sees kuulnud ja ma vaatasin neid kümneid tuhandeid inimesi ja nad kõik laulsid neid sõnu peast. Ja see oli mingid nagu reaalselt, seal oli laval näiteks tuli mingi bänd, mis nägi välja nagu Spice Girls. Ma lihtsalt küsisin oma elukaaslaselt, et kas see on nagu nüüd, et mingi uus Spice Girls. Selle bändi nimi oli Little Mix. Ja seal oli mingi, samamoodi oli mingid 4 naist. Kõik olid üks oli brünett, teine oli blond, üks oli punapea ja nad laulsid mingid täiesti jaburaid laule. Ja see ongi see popkultuuri negatiivne osa, et seal on nagu nii palju sellist nagu paska. Ja lõpuks nagu sa võidki sinna sisse nagu ära kaduda, aga samas see on lõpmatuseni huvitav, kui sa suudad nagu kuidagi surfata selle pasa peal. Kas ma saan õigesti aru, et sulle see bänd ei meeldinud? Mul oli huvitav neid jälgida, et ahaa, see on siis see uus variant Spice Girlsist, mida pakutakse nüüd 30-20 aastat hiljem aga uuele Spice Girls sulle ikka meeldis? Nagu... Absoluutselt. Kes su lemmik Spice Girl oli? Ma ei oskagi öelda, nad on kõik nii toredad. Lõpeta. Kui sa peaksid, ütleme, et sul on 5 kätt. Ivo, ütle ja ole ettevaatlik. Oletame, Ivo, et sul on 5 kätt, sa oled kuristiku äärel ja hoiad, iga käsi hoiab ühte Spice Girli seal kuristiku kohal. Ja sul on võimalus päästa ainult üks neist, sest et teised käed väsivad ära. Siis millise Spice Girl siis sa jätad ellu? See on nagu kohutav küsimus, Jim. Ma vastan sinu eelmisele küsimusest, sa tegid selle asja hullemaks. Ma arvan, et mu lemmik Spice Girls on Victoria. Beckham nüüd vist, eks ole. Posh Spice. Ja, sellepärast, ma tahaks teada, kuidas seda hoides käsi ära muidugi väsib, aga... Võib-olla see oli ka osa sellest vastusest, et keda ma siis päästaks, et teised käed väsisid ära. Selle päästaks kõige viimasena, sest see käsi küll ära väsi, see on nagu hoiaks mingit, ma ei tea, tekiila pitsi. Aga põhjus on pigem selles, et ta oli võib-olla kõige... Ta läheb niimoodi. Siis polegi vaja võib-olla nagu nii palju vaeva näha, eks ole. Niimoodi, kui Jarek ütles niimoodi, lihtsalt inimestele, kes kuulavad meid kõige paksendab. Niimoodi, Jarek käega tegi järgi, kuidas sulekene maandub niimoodi kiikudes ühele küljele teisele ja vajudes alla poole. Aga Posh Spice, Jarek, sinu lemmik Spice Girl? Mulle meeldis, ma panek või Vaata, mis küsimusi siin veel. Mõned küsimused on inimesed. Mulle meeldis Baby Spice ja see punapea mõned meeldisid. Kusjuures Spice Girlsiga on siuke naljakas lugu, et nad tulid ju kokku, kui oli see Suurbritannia olümpiamängude mingisugune grande finaale. Keri ei tulnud? Ei tulnud või? Vaata, probleem oligi selles, et ma ootasin seda esinemist, sest see muu show oli nagu küllalt igav ja ma ootasin, et tuleks siis nüüd Spice Girls selle lavale ja siis ma jäin magama. Ja kui ma ärkasin, oli Spice Girls läbi, aga kui muu igav osa nagu jätkus. Ja siis ma läksin YouTube'i otsima seda videot ja üks popkultuuri sellisemaid tüütumaid asju lendas mulle jälle vastu nägu, et tegelikult sa ei saagi YouTube'ist selliseid asju otsida, sest kõik otsivad nüüd võetakse kohe ära. Me enne rääkisime nendest plahvatustest, siis nendel oli üks liigutus, mis oli täielik plahvatus. Vaata, kui see Wannabe video tuli välja, siis ma nimesid täpselt, ma teagi Gerrit ja Victoriat, aga ülejäänud seal olid ka mingisugused tšikid. Ja siis mäletan, et nad tulid hoogsalt välja ja tegid kuidagi niimoodi, mis tõesti kuidagi siis seksikas, kui naine. Jarek võdistab oma rinda. Ja jõuliselt tulid. Ja siis vaatasid, tegi Lil Kim sama asja pärast seda ja väga paljud tegid. Ja ma ei tea, kust nad võtavad, et see kuidagi nagu jumal lahe on, seksikas on. Kas sa ei ole kunagi niimoodi lavale tulnud? Ei no ma ei tea. Proovi, sest suhtes, et praegu on küll äge. Ei no mul on nagu okei. Lähme nüüd on 2 küsimust, kus tuleb valida variant. Ja ma mainin veel seda ka, et
me hakkame Ivoga vaikselt nagu ära minema nüüd, et me. Ega teil on mingi megalt küsimusi. Jaa, aga me peame siin. Meil on aega küll, ära mure. Ei, meil aega on, aga samas me lubasime sul ka. Ei, mul võib see pill niisama ka siin olla. Mulle ausalt see küsimuste värk, see on mingi uus asi mulle ja kuna ma viimasel ajal nagu vastan rohkem või selles mõttes, et ma ei vasta ka eriti või räägin seda, mida tahan, siis tegelikult on mõnus küsida ka vahest inimeste käest, et nagu asjalikke küsimusi, mitte lihtsalt, et jõu rahvas, kuidas te ennast tunnete, nagu siis, kui ma kohvikusse lähen tavaliselt. Niimoodi. Kas, ma seda teist nime ei tea, ma tean, aga ma ei oska öelda. Kas Ryan Reynolds või teate, või Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal. Igatahes. Donnie Darko forever. Absoluutselt. Ivo? Ryan Reynolds ta mängis seda rohelist laternat või? Ma lihtsalt mainin, et minu hääletüüp on Ryan Reynoldsi hääletüüp. Et vahel, kui tulevad multikad kinodesse Eestis, siis Eesti näitlejad loevad sisse neid rolle. Siin olid ju see tigu. Ja kui Ryan Reynolds loeb mingit uut multikat sisse, siis mul on lootust saada tööd. Näiteks multikas Turbotigu. Seal Ryan Reynolds luges ja mina olen eestikeelses variandis Turbotigu. Nüüd te teate. Meie oma Ryan Reynolds. Tead, kes on meie oma Ryan Reynolds, kes täpselt sama nägu on või? Robin Jukental on täpselt sama nägu. Ma ikka ei tea, kes need inimesed on, kelle kohta sa küsisid. Mul on nagu Robinit võiks küll teada. Ei, Robinit ma tean, aga neid Ameerika näitlejaid ma ei tea. Läbikukkumise eri. Jah, nagu me välja kuulutasime. Veel kiiresti. Hommik või õhtu? Õhtu. Hommik. Jim või Ivo? Jim. Ivo. Kumb siis? No ma sain aru, et need küsimused olid nagu individuaalsed või? Ei, siin oli jah, ma panin lihtsalt kokku nad. Okei, fine. No siin on tegelikult hästi palju, tõesti on hästi palju huvitavaid küsimusi, aga kui te arvate, et ei peaks. Tulistame. Siis okei. Tulistame läbi nendest kõigist. Okei. Kui popkulturistideks peaks olema hoopiski naistepaar, siis keda me siin täna teie asemel kuulaksime? Helene Vetik ja kes veel? No Taki teeb ka nüüd ja Taki podcasti, võib-olla see olekski päris hea paar. Helene ja Taki, see oleks väga huvitav. Sest Helene on meie saates juba käinud ka üks kord, eks ole? Jah, Helene Vetik siis tuntud uus blogijana, graafiline disainer, muusik, igakülgne, andekas inimene ja Taki väga-väga produktiivne blogija. Me tutvusimegi blogide kaudu, ta oli mu blogisõber algselt ja ta on ka nüüd väga aktiivne kirjanik olnud juba aastaid ja teeb raadiosaadet. Sa teed selle saatele juba päris head reklaami. Äkki tuleb ära? Meie asemel siis võib-olla. Tulistame edasi. Mul tuli ka palju mõtteid, mida võiks siin edasi küsida, aga las ta jääb. Mis oli viimane film, mida vaatasite ja miks selline valik hästi kiiresti? Kurat, ma ei mäleta. Las see jääb. Ma olen vaadanud neid, mul ei tule nüüd see nimi enam meelde. Hästi põnev, ma ei mäleta. Ja, Mystery Science Theater 3000 on selline Ameerika sari, kus võetakse siis sellised vanad B-filmid või B-kategooria filmid, mille kvaliteet on küllaltki kehv. Ja siis niimoodi terve aja nagu kommenteeritakse neid, umbes niimoodi nagu Jarek Meitsin kommenteerib. Et see film nagu mängib ja siis inimesed vaatavad seda ja viskavad nalja. Ja seal oli mingisugune äge film mingisugusest koletisest kuskil Ameerika mingi metsikus läänes või oli see isegi juba Lõuna-Ameerikas kuskil. Igatahes seal oli mingisugune koletis. See film ei olnud väga hea, see story nagu kuidagi tuli ja läks, aga ma arvan, et see oli viimane film, mida ma vaatasin. Miks sa ümber jutustasid seda filmi, kui küsiti lihtsalt, et mis film see oli? Ma ei mäleta nime selle pärast. Okay. Aga kui dokfilmid lähevad ka arvesse, siis Oasis ja Supersonic, see oli dokfilm sellest, kuidas Liam ja Noel ikkagi väga vihkavad üksteist. Soovitan. Leidsin siit oma vanaisa tuhasest veel mõned küsimused. Jim, kas tundsid Viljandis õppides, et selle linna väiksus jääb su loomingu arengule takistuseks? Kui ja siis, kuidas sa sellega toime tuled?
ei, pigem tundsin, et võib-olla korraga oli liiga palju pruune inimesi seal linnas, et Raimondo, kes oli kunagi tuntud Superstaari saate Raimondo, et tema on pärit Viljandist ja ma lapsepõlvest tean ma mõtlesin, teda et on ka. EKRE-st. Et kui ma Viljandis koolis hakkasin käima, siis ma mäletan, et läksin ühel õhtul kooli ja enne kui kooli ukse sisse jõudsin astuda, siis mingi Bemari sõitis mööda ja siis autoaknast hõigati, et see oli see Raimondo! Ja siis ma sain aru, et sinna linna mahub ainult üks ja ma olin lihtsalt nagu Raimondo asemik siis seal. Läbikukkumise teema jätkuks. Millise läbikukkumise üle on teil hea meel tagasi vaadates? See, mille peale te tagasi vaatate ja mõtlete. Thank God. Ma ei saanud... Oota, et see ei õnnestunud. Ma ei saanud Tartu Ülikooli doktorantuuri sisse. Millegi pärast sellistes tehismärgalasüsteemides nitraatide kontsentratsiooni ja nende mikroobsete protsesside uurimine, mis neid nitraatseid kontsentratsioone seal vähendaks, see ei huvitanud millegi pärast hindamiskomisjoni piisavalt, et seda teemat ülespoole tõsta. Minul võib-olla see, et ma ei ole siiani suutnud, et ma olen autokoolis 10 aastat käinud ja mulle võib-olla meeldib see, et ma enne kogu aeg läbi kukkusin, siis ma tunnen, et ma alles nüüd 10 aastat hiljem, nüüd kui ma Haapsalus, ma ei tea, mitmenda korda jälle ennast käsile võtsin. Ei, ma käin sõidutunnis praegu ja nii. Siis ei saanud thank God öelda. Ei, et lihtsalt thank God, sest et ma tunnen, et ma nüüd alles suudan päriselt autos nagu uskuda, et ma nagu näen ja märkan kõike. Ma olin enne nagu, ma mäletan, kui ma käisin esimest korda autokoolis, siis ma istusin autos ja jäin nagu imetlema, et kui kiiresti kõik mööda läheb ja siin on nii palju asju. Ja siis tekkis see hetk, kus ma taipasin, et oota, aga mina peaksin tegelikult olema see, kes nagu päriselt jälgib, et mis toimub ja kus ma olen. Et see ei ole lihtsalt mingisugune, see ei ole mingi akvaarium ratastel, kus ma saan mööda linna ringi liuelda ja vaadata, et mida huvitavat. Mul oli sama tunne, jaa. Aga mul on ka load pooleli. Et mul nagu see teadlikkus roolis on tekkinud mul alles nüüd 10 aastat hiljem. Nii et thank God, et ma nagu siis, eks ole, lube ei saanud. Nüüd on üks asjalik küsimus ka. See ei ole. Sa vaatasid tagurpidi tundus asjalik. Meil on kõik, et kumb sulle meeldib rohkem, kas kana või rebane, aga samas siin on nagu, siin oli peaaegu, et mis podcaste kuulata, ma lugesin, tegelikult on miks podcaste kuulata. Mõni lemmik. Palun väga, loen inimeste mõtteid. Peaks ka 3 sotti tunnistada. Oota, et selle ei olnud nagu, et see oli mis podcast'e siis või? Popkultuur, eks ole. See oli mis, mitte miks, jah? Miks oli ka? Kusjuures Kirsti Timmeril oli niimoodi olnud, et parasti tööd ei olnud. Ja siis Facebookis pani lihtsalt, et panen ka kaarte ja värki ja särki ja nüüd on tööd. Aitas niimoodi. Kurra. Ja minu arust oli Merlin Uuskülal ka niimoodi. Enne Rajudat Reedet. Podcasti kuulata, ma arvan, et podcasti kuulamiseks see peab olema mingi inimtüüp ikkagi, see peab olema mingi tüüp inimene, kellele meeldib kuulata teise inimese häält, kes jutustab sulle midagi. Mina arvan, et see nagu see soov kuulata inimhäält enda lähedal pärineb lapsepõlvest, sest et me ju, kui me oleme väiksed, siis meie vanemad, kui meil on nagu olnud hea lapsepõlv, siis vanemad loevad meile raamatuid ette näiteks, kui me uinume. Ja minu ema, kes on ka praegu siin saalis, tema luges näiteks Kummitarsanit mulle ette ja siis ma lihtsalt vähkresin naerust voodiste kõrval ja nagu, et see on siiani mul meeles ja see on nii sügavalt mu sees nagu see tahe kuidagi kuulda lugusid ja podcast'id ongi nagu läbimõeldud lood erinevalt meie podcast'ist, aga nad on tavaliselt mõned on. Läbimõeldud lood, et selles laines näiteks hea soovitus, mida ma viimati avastasin, oli ajaloolase kirjaniku Malcolm Gladwelli podcast Revisionist History, et kui teda ajalugu vähegi huvitab, et võtab ette mingeid hetki ajaloost, kogub sinna ümber mingeid inimesi, kes suudavad sellest ajastust rääkida või kes olid seal ja kuidagi räägib neid rääkimata jäänud lugusid või neid lugusid, mis on nende tuntud lugude taga, mis seal B poole peal toimus. Rohkem praegu ei soovitakski, võtke see näiteks ette. Aga meenub ka üks Eesti podcast Vaba Mikrofon, mis mulle väga meeldib. Mul on tunne, et võib-olla Vaba Mikrofoni üks liige on isegi esireas. Jaa.
sa nüüd lähed muidugi väga ohtlikult sellele kraali teemale lähedale, et peab kuidagi panema publiku piinlikusse olukorda. Me ei pea seda tegema, sest me ei ole nagu päris kraal. Või sina oled. Oota, mis kraali teema? Räägi vasta küsimusele parem. Ja sa vastasid nii ilusasti ära, et see ongi see, et sa tahad ju teada saada asju ja lugusid kuulda ja see on fun. Mis on niisama ikka tänaval linnulaulu kuulad. Ja mulle tundubki, et kui sa oled juba podcasti lainel olnud või kui sulle meeldib podcast, siis audioraamatud on see nagu järgmine level, see veel kangem kraam. Soovitan teil väga proovida audioraamatuid ka. Kui te just ikka popkulturist edasi kuulate. Mulle meeldib roolis ikkagi lugeda reaalselt nagu. Ei jää magama, selles suhtes on nagu hea, et vaata, hoiab tähelepanu. Mis sul praegu rooli peal on poolel? Elektrumm ikka loomulikult. Ma olen trummi peal praegu. Kuule, mul endal ka tuli vahepeal üks küsimus. Kas te ise ka seda saadet kuulate, enda saadet? Absoluutselt, iga kord kui saade kõlab ka siuke saade, et nagu ise ka kuulate. Egotrip to the max. Kui saade on purgis, siis Ivo saadab mulle selle ülekuulamiseks ja siis ma ütlen, et kõik on okei või siis, et see asi viska siit välja, sest et siin ma tundun rumal. Siin oli üks parasiitsõnade kohta küsimus ka, et mis on teie lemmik parasiitsõna. Et kas te neid ei lõika välja? Ma esimeses versioonis, kuna ma tahtsin, et see jätaks nagu eriti professionaalse ägeda mulje, siis ma lõikasin jube palju, siis mingi 3 päeva. Eriti professionaalne mulje, Kedi? Täiega. Kedi lõikad välja? Jah, aga minu lemmik parasiitsõna ilmselt on aga. Nagu, igal juhul, nagu. Nagu on jah, lahe. Tead, mis Jarek? Nüüd tee sealt valik. Viimane küsimus. Ma tegingi, siin ei olegi väga palju enam. Seal on mingi 10, ma näen. Sul on käed on neid pabereid täis. Ei no, siukest küsimust ma ei küsi, no. Mõtetu, noh. Viimane küsimus, sest me tuleme Siimert siia kunstiteos. Kes? Kunsti. Millal ja mis midagi kurat, head ka. Millal ja mis drooge te teinud olete? Mõni põnevam näide. Ma ei tea, vaata, kas siin ei ole täpsustada, kas põnevam näide seiklusest, tripist või droogist, aga noh, kütke üles. Ivo. Minuga alustada. Muidugi. Okay. Sul on lühike jutt. Praegu ma tarbin alkoholi, jah. Elus esimest korda tekiilat. Kuigi alkoholi ma olen kahjuks ka elus varem tarbinud. Ei, tähendab, ma olen ka nikotiini tarbinud paaril korral vesipiipu suitsetades, aga seda ma enam ei ole tarbinud pärast seda. Ja muus osas kofeiini, kuigi seda ma ka enam ei tarbi. Natuke kureerin, ära pahanda. Ma vastan sellele küsimusele eraviisiliselt kohe, kui mu ema on ära läinud siit saalist. Aga ma võin öelda nii palju. Ema läks. Aga ma võin öelda nii palju, et mu huvi narkootikumide vastu on suur, selles mõttes, et kui oli, kui ma mäletan, kui ma käisin... Tahad, mul on praegu siin käisin vist põhikoolis või midagi, kui Trainspotting tuli välja ja see kõik tundus, nagu see maailm avanes, siis tehti mingi narkovastane kampaania ja Vabadusväljakul sinna ehitati mingi labürint, kus iga nurgatagune oli siis mingi erineva narkootikumi teemaline ja siis olid mingid visualisatsioonid seintel ja kirjeldused, et mismoodi see siin nagu ära rikub inimesena. Ja siis, kui ma jõudsin LSD tuppa, ma ütlesin, et jep, saab tehtud. aga siiski, kuna ma olen nii alalhoidlik inimene, et see huvi võib olla suur, aga ma tegelikult väga kardan kaotada kontrolli. Ja ma kardan, üks mu suurimaid hirme on minna hulluks. Ja sellepärast ma tegelikult ei saa proovida midagi. Ma lihtsalt ei julge, sest ma kardan minna hulluks. Ma kardan, et ma rebin endal pea otsast või kusen oma lähedastele näkku. Et ma ei saa seda lubada. Jätka. Sellest bändist võib veel asja saada. Bänd nimega Opkult C. Narkobros. Ma olen käin vahepeal vetsus ära, ma saan aru. Võta ära mine. Ma annan sulle küsimuse kaasa. Võta. Ja see ka. Ja see, oota, anna neid tagasi, siis on tegelikult sulle, nagu päriselt. Nii. Kumb võidaks, kui kakleksid suur tõll ja nipernaadi?
suur tõll kõlab suuremana suurus on oluline. No-brainer. aga nipernaadi kõlab nii pikalt. Teab nippe. Nipernaadi võib-olla vägistaks ära suure tõllu. Mitmeid naade. Eesti Taavet ja Koljat. Kohustusliku kirjanduse teos abiturientidele. Juno Diaz, The Brief and Wondrous Life of Oscar Wilde. Mis su üks parimaid raamatuid, mis on eales kirjutatud romaan. Mis su eelmise raamatu nimi oli? Kehade mets. Jim Ashilevi Kehade mets. See on hea raamat. Oli. Kas sa oled lugenud seda? Ja, kes ütles Mäu? Mina. Väga hea. Kui saaksid 10 aastat nooremale endale anda eelpärandada midagi, ühe õppetunni, siis mis see oleks? Oota, ise endale 10 aastat, ma lugesin väga ilmekalt. Ma ei saanud aru, see ilmekus jäi sellele mõttele ette. Okei. See on natuke nagu siis, kui Ivo luges saate alguses mingit sõnumit, mis ma talle saatsin. Kui saaksid 10 aastat nooremale endale anda eelpärandada ühe õppetunni, siis mis see oleks? Tahad vastata? Ei. Ma ütleks, et mine varem psühholoogi juurde. Ma ütleks, et osta endale kõik konsoolid, mida sa tahad esimesel võimalusel. Ka hea vastus, Ja nüüd 2 küsimust. On jäänud, tegelikult oli veel, väga vabandan kõigi küsijate ees, et ma ise tegin täiesti oma valiku, mis mulle tundus, et sobib selle saatega väga hästi kokku, mida ma olen väga palju kuulanud oma elus. Väga hea kaaslane on mulle üksikutele sõitudele mööda meie armsat Eestimaad. Kui plektrum saab läbi loetud parasjagu. Ilus, aga lame. Aga mis on teie küsimus? Selline küsimus. Hästi vaimukas. Mis on meie küsimus? Tõesti tahaks teada. Minu küsimus on, et mis saab pärast surma, aga keegi ei oska sellele vastata. Mis saab pärast popkulturiste? Just, ja see on viimane küsimus. Kuhu edasi? Sinu kontserdile, Jarek. Aitäh, et sa tulid ja aitäh teile. Me Ivoga lähme nüüd, tuleme teie sekka. Ma ostan Ivole tekiilat võib-olla juurde veel. Mul on pool alles. Sa ütlesid, et sul on 3 joogi piir, see on su teine tekiila praegu, nii et 1,5 on veel minna. Me veel täname meeletult palju Von Kraali, kes meil on lubanud siin olla. Me täname sina tänad oma naist, Eevat, mina tänan oma elukaaslast Gead. Ta ei ole mu naine, sest ma ei ole veel kätt palunud ja tema ei ole minult kätt palunud. See on natuke nagu siuke, et see on nagu duell. Me täname oma naist. Ma teen seda viga kogu aeg, ma räägin, et Jim, sinu abikaasa, siis on nagu awkward hästi pikalt. Me täname teid, et te siin olete, et te meid toetate, sest et see on tegelikult siiamaani arusaamatu, et kuidas see nii läinud on. Aga siin me oleme. Me täname, ma ei tohi seda laulda, vabandust. Sest saalis on üks inimene, kes hakkab nutma, kui seda lauldakse, aga ma ei lasku pikemalt selles teemasse. Aitäh teile, ilust suve, ilusat kontserti. Jarek, Mikker on sinu. Aitäh. Korrata!